Nüüd ma räägin sulle siukesest võttest nagu, kuidas sa saaksid keerulisi asju hästi lihtsalt mõista. Et näiteks sa tahad midagi uut õppida või sa lihtsalt ei saa millestki aru, mis on nii keeruline, siis kuidas saaks tema abi kasutada selleks, et ta seletaks meile võimalikult kergelt, et kas mu 7-aastane saab aru. Ja sellest käsklust me kasutamegi. Seleta nagu 7-aastasele. Nii, ja siis siia panedki põhimõtteliselt ükskõik mis infot. Kas viskadki mingit teksti siia, millest sa aru ei saa, või sa annad mingit linki, või sa annad mingit pilti, või sa annad mingi koodi, mida iganes. Ta seletab seda infot sulle nagu 7-aastasele. Teeme keerulist näidet, et ma võtakski mingit koodi. Tahan ta seletaks mulle seda koodi nagu 7-aastasele, mis siin toimub üldse, et siuke pikk kood on. Kui sa saad aru, mis siin toimub, siis võid vaadata. Mida see kood teeb. Aga vaatame, mis tema selle peale ütleb. Jah. Eesti keeles ka ikka. Okei, mul on suur võlumisraamat. Aitab teha lahedaid joonistusi. Ülirealistlikke pilte. Kuid võlukepi asemel kasutan ma arvutit. Vau, räägi lähemalt siis ettevalmistus. Ütleme arvutile, kuhu meie uud joonistused salvestada. Pane muud joonistused minu erikappi. No. Väga huvitavad seletajad, jah. Okei. Aga kuna mul on tegu koodiga, ma saan ka niimoodi teha, et ma palun temal kirjutada seda koodi. Ja et paneks kommentaarid ka juurde kohe selle mingi koodi jupi juurde, et ma saaksin paremini visuaalselt lihtsalt vaadata, et okei, see teeb seda, väga lahe. Siin me toome mingit teisi tööriistu koodi sisse. Siin salvestame faili, teeme unikaalset ID-d. Kui sa tahad programmeerimist õppida, siis sa saad niimoodi ka muidugi, et sa palud tal kommentaare juurde panna. Selline vanuse trikk on siin. Sellega muidugi saad nii ka teha, et näiteks kirjutab mingit sisu, aga sa tahad üle kontrollida, et kas on ikka piisavalt kergelt kirjutatud. Et kui see 10-aastane ei saa sinu kirjast aru, siis saab midagi väga valesti teinud. Mida kergem, seda parem, jah.